Sel nädalal taevasse kerkinud elektri hind näitas, et Eestis ja meie piirkonnas napib elektri tootmise võimsusi. Pingeline olukord tuletas meelde, kui oluline on piisavas mahus juhitava elektri tootmise olemasolu ja seda ka tulevikus pärast põlevkivikatelde kavandatavat kinnipanekut. Elektri hind valmistas teisipäeva hommikul kõigile tarbijatele ebameeldiva üllatuse. Tõustes elektribörsil Nord Pool 9 tunniks 1000 euroni megavatt-tunni kohta. See tähendab, et kui teil on kodus 300-vattine boiler ja kui see soojendanuks tol päeval kella 8-9 vett, läinuks see maksma 3 eurot. Energiaettevõtja Sandor Liive sõnul ei saa välistada, et ajal, mil elektrit oli meie piirkonnas vähe ja nõudlus oli suur, seda ära ei kasutatud. Tema hinnangul põhjustas selle anonüümne 300 megavatine võimsus, mis lisandus Põhjamaade 55 000 megavatile, mis siis ühes tunnis tarbiti. Ma isegi pigem ütleks, et see on niisugune tarkade algoritmide, kasutaks sõna kalastamine, et proovida, et kas saab selle hinnatipu kätte. Eleringi juhi Taavi Veskimägi sõnul tekitas aga selle hinnad tarbija, kes elektri kõrge hinnaga börsile tagasi müüs. Veel lisab Eesti elektri varustuskindluse juht, et vaatamata praegusele olukorrale on tarbijad börsist igati võitnud. 2020. aastal oli keskmine elektripäevete hind Eestis 33 eurot megavatt-tund ja me ju aastast 2014 alates, kui Estlink 2 tuli töösse, oleme kogu aeg muretsenud selle üle, et hinnad on nii odavad, Narva elektrijaamad ei pääse turule, kui nad turule ei pääse, pannakse nad kinni ja ma väidan, et tegelikult ka börs oma loogikas täiesti töötas, probleem on lihtsalt elektritootmisseadmete vähesuses. Ka kunagise Eesti Energia juhi Sandor Liive sõnul näitas tekkinud olukord üldises plaanis seda, et meie piirkonnas oli elektrit lihtsalt vähe. Soomes oli puudu 3000 megavatti võimsust tol tunnil ja Baltimaade peale kokku samuti 3000 megavatti puudu. See ühendused on teataval määral ju ka piiratud. Elekter küll tuli ühenduste kaudu, me saime elektri kätte, aga me saime selle väga kalli hinna eest. Veskimägi sõnul päästsid ühendusliinid teiste riikidega, aga Eesti halvimast. Süsteem oli küll stressis ja see tekitas kõrged hinnad, aga sellest olukorrast, mis oleks võinud seada ohtu, et kas tuled põlevad ja kodud on soojad, olime me küll veel väga kaugel. Vastupidi, ma arvan, et see kriis õpetas meid, et tegelikult on väga hea olla teistega koos. Tarbijad tegelikult ei huvita üldse see, kuidas elektrit toodetakse. Tema jaoks on oluline see, et see oleks taskukohane ja et seda oleks pidevalt kogu aeg saadaval. Kriitiliste olukordade vältimiseks peab valitsuse otsusel olema Eestis 1000 megavatti kindlat juhitavat tootmisvõimsust. Selle tagavad praegu põlevkivijaamad. Kuid kriitilisel hetkel oli Eestis kasutada vaid 900 megavatti võimsusi, sest uusim jaam Auvere on järgmise nädalani remondis. Eesti tiputarbimine talvel on aga 1500 megavatti, mistõttu ongi Eestis juba praegu lühiajaline probleem. Lühiajaline asi on muidugi see, et kõik tootmisvõimsused, mis meil Eestis olemas on, et nad oleksid alati võimalikult kättesaadavad, et nad oleks korras, töövalmis, me saaksime need kasutada, sealhulgas kõik põlevkiviplokid. Lõpetame ära selle põlevkivi peksmise ja paneme kinni, eks ole, 2035, mis on valitsus öelnud. Ettevõtte Indrek Neivelti sõnul on just kriisid näidanud, et Eesti peab oma elektritootmisvõimsuse säilitama. Ja loomulikult meil peab olema oma juhitav võimsus. See on see, mis näitas ka tegelikult 2008 kriis, kui oli, kuidas nagu ennem oli ühtsest turust räägiti, siis kõik riigid hakkasid tekki enda poole tõmbama, siis kui hakkas koroonakriis, siis kõik hakkasid oma poole tekki tõmbama, kui energiat ikkagi puudu tuleb konkreetsete riikide, siis lükatakse piiri pealt ühendused kinni. Eesti kavatseb põlevkivist energiatootmise lõpetada 2040. aastaks. Millega tulevikus seda kriitilise tähtsusega juhitavat elektrit toodetakse, küsib Liive, kes ise veab tuumaenergiaprojekti. Seiskunud on ka tuuleparkide arendused. Viimane suur tuulepark pandi püsti 2013. aastal. Juba 2011. aastal alustatud suure Tootsi tuulepargi rajamine on takerdunud kohtuvaidlustesse. Võimsad meretuulepargid Liivi lahel ja Saaremaal valmivad ehk 10. lõpus. Kuid hästi oluline ikkagi see, et me teeme otsuseid, teeme investeeringuid
et meil see olukord ei korduks. Me teame, et elektritootmisvõimsuste rajamine, ükskõik millise, on see tuumajaam, tuulik või päike, see võtab aega. Päiksepark on veel kõige kiiremini tehtav. Nii et me peame ehitama peale päikese ja tuule veel mingid tootmisvõimsusi. Ja muidugi ma olen nõus sellega, et uusi võimsusi on turule tulnud viimasel ajal vähe ja ma usun, et seal on mitmeid põhjuseid, milles muidugi võib süüdistada ka riiki. Tõesti see probleem, mis meil oli tuuleparkide ja siis kaitseväe radarite vahel, see probleem ikkagi väga pikalt pidurdas edasisi arenguid. Uute juhitavate võimsuste ehk siis sisuliselt uue elektrijaama rajamine on Tatari sõnul väga kallis. Mina energiapoliitika kujundajana tahaksin loomulikult näha, et meil oleks turul juhitavaid võimsusi ja juhitamatuid võimsusi nii palju, et me oleksime elektrit eksportiv riik. Aga ma arvan, et see ei ole mõistlik, seda eesmärki ei ole mõistlik saavutada viisil, kus ühiskond maksab sellele igal ajahetkel peale. See, kas meile veel täiendavalt on elektrijaamasid juurde vaja, lisaks parematele ühendustele, ma arvan, see on kindlasti diskussiooni või diskussiooni koht ja eelkõige me peame siin mõtlema, et millised need juhitavad võimsused on, et kas me siin tahame näiteks saada endale kunagi tulevikus tuumajaama. Niisiis oli lõppev nädal elektri uue hinnarekordi nädal. Vaadates neil päevil hinna muutumist börsil, siis nädala algus erakordselt kõrge hind langes teiseks pooleks veidi madalamale tasemele. Samuti tasandus graafik ühtlasemaks ehk kadusid äärmiselt järsud hinnahüpped. Hinnarekord sündis siis teisipäeva hommikul kell 8, mil elekter maksis 1000 eurot ja 7 senti megavatt-tunni kohta ja nädala madalam hind oli pea 10 korda väiksem ehk 119 eurot ja 65 senti. Sellise hinnaga sai elektrit kasutada ööl reede ja laupäeva vahel. Kõige kõrgema hinna hetkel ehk teisipäeva hommikul tarbiti Eestis elektrit ligikaudu 1480 megavatti ja Eestis toodeti sel ajal elektrit võimsusega ligikaudu 950 megavatti. Valdavalt tuli see siis põlevkivist. Ja puuduv osa ostis Eesti sisse Soomest ja Lätist. Arvud, mis ei sisalda päevasisest kaubandust, näitavad, et Soomest tuli elekter sel hetkel sisse võimsusega suurusjärgus 150 megavatti ja Lätist võimsusega 350 megavatti. Küsisime inimestelt mitmel pool Eestis, kuidas nad kasvanud energiaarvetega toime tulevad. Mõjutanud on ta ju väga palju ju, sarjumised. Öösel käin toitu tegemas, kui on odavam elekter. Pesumasina tuleb käima panna siis, kui on elekter odavam. Ja mis on hästi tore, on see, et oleme võtnud väga aktiivselt kasutusele oma kodu puupliidi. Ei ole mitte midagi muutunud, sest mul on, kuidas seda nimetatakse, fikseeritud. Et elame täpselt samamoodi nagu elame, ega me nii väga ei raiska ka. Loomulikult tunnen, elementaarne oli see, et 7. kuupäeval oli elektriarve päevas 22 euri, kui tavaline on 100 euri kuus. Aga mis teen? Ehk siis mingitel hetkedel kuskil kasutame mingeid elektriasju vähem on ju päevasel ajal. Что я могу предпринимать? Пойти в эти вертушки крутить, что ли, самостоятельно? Почему эта зеленая энергия простаивает? Я проезжаю мимо, я вижу, они стоят, эти вентиляторы не работают. А цены нам поднимают. Кто-то очень удачно спекулирует, очевидно, я так думаю. У меня счета меньше, чем были раньше. Eesti Gaas teatas, et järsult kahekordselt tõustab. Siis ma sain, ütleme, selle asja niisuguse püsihinna sain. Ja teoreetiliselt ma usun isegi, et tulevaks aastaks sain. Pean ausalt tunnistama, et mul endal kodus on niimoodi, et oskasin vist õigel ajal teha õige lepingu. Et see oli vist suve lõpus, et selles suhtes praegu ei ole üldse hullu. Ma olen üksinda ja olen toime tulnud ja tulen vast veelgi toime. Ma nii vähe kasutan kõiki ja